Armeenia alandas täna Vladimir Putinit rängalt. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan võõrustab täna Jerevanis Euroopa poliitilise kogukonna tippkohtumist ja mis on venelaste jaoks kõige valusam, Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit. Mitte väga ammu ütles Vladimir Putin enesekindlalt Nikol Pašinjanile, et viimasel tuleb valida EL-i ja EAEÜ vahel. Nagu öeldakse, Armeenia ei saa olla nii Venemaa kui ka Euroopa poolel ja tundub, et Pašinjan on täna oma valiku teinud. Vene propaganda karjub juba täiest kõrist, et Pašinjan kahetseb ja maksab selle eest, kuid tema eest on juba välja astunud Euroopa liidrid. Lisaks sellele sõlmis Armeenia täna strateegilise partnerluse lepingu Suurbritanniaga. Lisaks on olemas lepingud üksikute NATO riikidega. Eraldi leping on sõlmitud Armeenia ja Ukraina vahel. Ja loomulikult ei lahku Euroopa Liit nüüd niisama Armeeniast. Armeeniast, mida veel mõned aastad tagasi peeti Venemaa satelliidiks. Lisaks kõigele kohtus Zelenski just Jerevanis veel ka Venemaa-meelsete Slovakkia ja Gruusia peaministrite, Fico ja Kabakitsega. Ja just Jerevanis kuulutas Zelenski välja Ukraina droonirünnaku võiduparaadile Moskvas 9. mail. Minu nime on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal. Pange sellele saatele like ja kirjutage oma kommentaar selle video alla. Aga nüüd alustame. Täna üritab kogu Vene propagandamasiin kuidagi õigustada seda fakti, et Vladimir Putinil ei ole enam üldse mingit mõju isegi Armeenia üle. Pealegi on Vladimir Putin nii nõrk, et ta ei suuda isegi takistada Vladimir Zelenski visiiti riiki, mis on endiselt kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni liige. Aga see on probleem Venemaa jaoks. Kujutage lihtsalt ette selle ulatust. 50 Euroopa Liidu riigijuhid, peasekretär, NATO, isegi Kanada ning Türgi esindajad saabusid täna Jerevani Euroopa poliitilise ühenduse 8. tippkohtumisele. See on ajalooline sündmus, sest Armeenia võõrustab esimest korda nii suurejoonelist foorumit, mis toob kokku peaaegu kogu kontinendi juhid. Ja mis kõige tähtsam, kõik nad on Venemaa vastased. Ja siin tsiteerin Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni. Olgem ausad, 8 aastat tagasi poleks siia Armeeniasse keegi tulnud. 8 aastat tagasi peeti seda riiki läbirääkimiste laua taga de facto Venemaa satelliidiks. See, et täna näeme teie riigis nii palju uusi visiite, on väga kõnekas. Ja siin ma lihtsalt tuletan meelde, kui enesekindlalt see kiilakas diktaator Vladimir Putin istus mitte väga ammu ja ähvardas Nikol Pašinjanit, saamata üldse aru, et Kremli koi ei huvita enam kedagi. Tuletan meelde, et 1. aprillil ütles Vladimir Putin kohtumisel Nikol Pašinjaniga, et Armeenia samaaegne liikmelisus Euraasia majandusliidus ja täielik lähenemine Euroopa Liidule ei ole võimalik. Nagu armeenlased peavad valima. Pašinjan märkis siis, et lõpliku valiku aeg ei ole veel saabunud. Aga kui see aeg tuleb, siis on ta kindlasti ebastabiilne. Hakkab arvestama kiilaka diktaatori Vladimir Putini arvamusega, kes hirmust lülitab välja interneti, katkestab mobiilside, kehtestab mingisuguseid suveräänseid internetivõrke, üritab end peita, lülitab välja Telegrammi ja nii edasi. Ja nüüd, kuu aega pärast seda vestlust, kogub Armeenia, olles endiselt Euraasia majandusliidu ja isegi kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni liige, enda juurde kogu läänemaailma juhid. Minu arvates on valik juba ilmselge. Lisaks kõigele sõlmis Armeenia täna strateegilise partnerluse lepingu Suurbritanniaga. Nagu Pašinjan ütles, avavad Armeenia ja Suurbritannia uue peatüki suhetes, mis põhinevad ühistel väärtustel ja tugevdatud koostööl. Ja nüüd kõige tähtsam. Tuletan meelde, et Armeenia pole veel lahkunud kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonist ja tema territooriumil asuvad endiselt Vene sõjaväelased. Nii et strateegilise koostöö raames. Jerevan ja London kavatsevad arendada Armeenia potentsiaali julgeoleku, kaitse, piiride turvalisuse, ebaseadusliku rände tõkestamise, kübervastupidavuse ning hübriidohtudele reageerimise valdkondades. Samuti kiitis Armeenia heaks strateegilise dialoogi ühisdeklaratsiooni veel ühe NATO riigi Horvaatiaga. Ootame nüüd Kremlist karjeid selle kohta, et Armeenial ei tohi olla korraga nii, et ei saa olla selles surnud kollektiivse julgeolekulepingu organisatsioonis ja samal ajal NATO riikidega suhteid arendada. Nagu näete, isegi Armeenia ei pööra üldse tähelepanu mingitele kriiskamistele, mis kostavad Moskva soodest.
Eraldi märgin, et Armeenia ja Ukraina arutasid majanduspartnerluse arendamist, sealhulgas ühise valitsustevahelise majanduskoostöö komisjoni töö taastamist. Ja siin märgin, et venelased juba ähvardavad Armeenia majandusele lööki anda. Aga kas tõesti te pesemata venelased arvate, et enne kui Pashinyan allkirjastas lepingud eurooplaste, Suurbritannia ja teistega, kas ta ei arutanud nendega mingeid kompensatsioonimehhanisme, et see ei oleks Armeenia majandusele šokk? Kas te tõesti arvate, et kõik ümberringi on nii rumalad? Aga kõige valusam Kremlile on järgmine. Just Jerevani tippkohtumisel teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina droonid võivad kohale lennata. Võiduparaadile Moskvasse 9. mail, tsitaat. Venemaa kuulutas välja 9. mai paraadi, kuid sellel paraadil ei ole sõjatehnikat. See oleks esimest korda, kui see tõesti nii on, üle väga paljude aastate. Ja Ukraina droonid võivad samuti sellel paraadil üle lennata. See näitab, et nad ei ole enam nii tugevad nagu varem. Ja see avaldus viis venelased lõplikult tasakaalust välja, kes lihtsalt praegu põlevad jõuetusest. Asi läks nii kaugele, et kuumad pead kutsusid Vladimir Putinit üles andma raketilööki Jerevanile, et ühe hoobiga hävitada nii Zelenski kui ka kõik Euroopa liidrid. Aga loomulikult ei suuda kiilakas kääbus Vladimir Putin midagi sellist teha. Lisaks paistis Jerevan silma ka sellega, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas seal kahepoolse kohtumise Slovakkia peaministri Robert Ficoga, keda samuti peetakse Venemaa-meelseks. Zelenski rõhutas, et Ukraina on avatud konstruktiivsele dialoogile Slovakkiaga ja on huvitatud tugevate suhete arendamisest. Ta arutas Ficoga koostööd erinevates valdkondades ning valitsuste kohtumise korraldamist valitsustevahelise komisjoni formaadis lähiajal. Lõpuks tunnistas Robert Fico, et tal ja Zelenskil on erimeelsusi, kuid Slovakkia toetab siiski Ukraina liitumist EL-iga ja on valmis sellele protsessile kaasa aitama. Ja veel lisas Fico, et ta muidugi sõidab 9. mail Moskvasse, kuid häbiväärsele paraadile Punasele väljakule ta ei lähe. Samuti märgin eraldi, et Zelenski kohtus esmakordselt Jerevani tippkohtumisel Gruusia peaministri Irakli Kobakhidzega, kelle vastu ta oli kehtestanud sanktsioonid. Ja edasi tsitaat Zelenskilt. Meie riikide vahel on tõesti lahendamata küsimusi. Oluline on pidada dialoogi kõigil tasanditel. Ukraina on alati austanud ja austab jätkuvalt Gruusiat, tema suveräänsust ja rahvast. Me jätkame oma koostöö edendamist. Tuleb ka öelda, et Ukraina ja Gruusia suhted on üsna keerulised, sest Gruusia valitsus toetab Venemaa Föderatsiooni poliitikat Ukraina vastu ja aitab isegi Venemaalt sanktsioonidest mööda hiilida. Gruusia peaminister Irakli Kobakhidze, keda peetakse Venemaa-meelseks, kritiseeris Ukraina väärikuse revolutsiooni. Vaatlejate hinnangul langeb selline retoorika suures osas kokku Venemaa juhtkonna avalike avaldustega. Hiljem kasutas Irakli Kobakhidze oma partei Gruusia Unistus valimisreklaamis fotosid Ukraina purustustest. Hiljem kommenteerides seda sammu Gruusia telekanali eetris, väitis ta, et sel viisil õnnestus väidetavalt, tsiteerin, paljastada tõde Ukraina kohta. Ja isegi selliste Venemaa-meelsete liidritega peetakse kohtumisi, samal ajal kui Vladimir Putin häbiväärselt peidab end taas oma punkris. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!